So nüüd, just enne kui me lähme päris uurime evangeeliumit erinevatest kirjakohtadest, lihtsalt üks asi ma tahan ütelda jälle sellest loetelust. Võta see kui üks hea väljakutse, võta see kui nagu üks inventuuri leht või üks mõõdupulk või mingi asi, millega aeg-ajalt vaadata, mida sa ise loed ja mida sa, kui sa oled jutlustaja, eriti mida sa jutlustad. Ja see iseenesest, tähendab see terve loetelu, see iga jutlustaja võiks võtta selline loetelu ja ükskõik panna lihtsalt pimedalt näpp peale ja sa võid lihtsalt lasta käia. Sellepärast see teema peaks olema meie südames. Ja need asjad on siis tähtsad. Jälle, kui liita need asjad kokku, jälle jüngerlus, jüngrid, õpetama, töö, teenistus, teenima, teenija ja paned armastus sinna nagu hulka ka, siis siin on, sa näed, jünger on 258, armastus 242, töö, teenistus 170, palve 148, teenima ja teenija 123. Liidad need kõik kokku, kui ma ei jätnud midagi kuidagi välja selles pildis, see on kuskil 1500 üle selle natuke. Ja kui sa vaatad, sa saad aru kohe, et see teenimine on üks väga mahukas asi. See ei ole üks selline option või üks, kas teen või ei tee, keegi teine teeb, ta on osavam niikuinii, bla, bla, bla. See ei ole see. Sina ei saa kunagi normaalselt areneda, kui sul ei ole teenimisväljund. Ja see väljund võib olla palve, see väljund võib olla toolid, et seada need ritta, et aidata toiduga, mis iganes. Kõik need asjad on kehtivad asjad. Aga evangeeliumi sõnum ise, sest et Jumal on andnud meile suu ja jalad ja käed ja ajapikku ka. Seal me tüürime sinna poole, et Jumal võib tõsiselt teha ühe osava relva meie suust. Isegi kui sa ei ole jutlustaja. Sellepärast Rooma 15 ütlebki niiviisi, või oli see 14. See ütleb niiviisi, selle aja jooksul te peaksite ise olema õpetajad. Aga see ei räägi nagu õpetajad, nagu üks 5-kordne õpetaja, just kelle elukutseline on elukutse nagu õpetaja kui pastor ilmtingimata, see võib. Aga tähendab, et iga üks meist, me peaks olema need, kes on osavad julgustama üksteist, manitsema, õhutama üksteist. Kas olete siin? So, see on sa mõtled niiviisi, sa mõtled, uus olukord, uus situatsioon, mida ma ütlen, mida ma teen, kuidas ma palun selle inimese ees, mida ma teen. Tead mis? Püha vaim sinu sees ei ole kunagi olnud, ütleme niiviisi, see situatsioon, kus sina leiad ennast, püha vaim sinu sees, temale see ei ole kunagi uus. Nii, et appikene, ma ei ole sukest olukorda kunagi näinud. Mida me teeme? Jeesus? Mida me teeme? Saad aru, ta teab. Ta on tuhandeid ja miljoneid korda olukordades olnud, kus ta on pakkunud abi, inspiratsiooni ja väge ja tarkust, et aidata ühte inimest. Ükskõik, kes seisab su ees, Jumal võib ja tahab sind kasutada. Halleluja. So, kasuta see kui üks selline väljakutse. Ma võib-olla esitan ühe sellise väljakutse ka. Uuri ja loe Uut Testamenti ühel viisil, nagu sa ei ole kunagi seda ennem teinud. Nagu sa ei oleks kunagi seda lugenud ennem. Ja sea endale eesmärgiks, nagu kunagi ennem, et ma usun iga asi, mis see ütleb ja ma teen iga asi, mis see käsib mind teha. Ja kui sa ei oska teha seda, mis see käsib sind teha, siis ütle, et issand, siin ma olen, valmista mind. Tee selle töö mu sees, õpeta minul. Ja ajapikku siin meie käsitleme igasuguseid teemad seoses tehes või Jeesuse töö tegemine ja kõik, mis kõik hõlmab. Me käsitleme seda, minu eesmärk on väga tugevasti ja see on üks väga tähtis platvorm sellele kõigele, mis me juba rajame, nagu oli see Jeesus Kristus, see seminar ja nüüd edaspidi me käsitleme seda rohkem. Aga kirjame nüüd see on väga sihikindel, see viimane tund siin. Me lihtsalt läheme ühe konkreetse järjekorda mööda siin. Posttegude 16:10 alustades seal. Üks asi, sa oled hämmingul, kui sa hakkad tõmbama kriipsu alla iga kord, kui see sõna armuõpetus või rahu evangeelium. Eesti keeles on väga sageli armuõpetus tõlgitud, aga see on see kreeka sõna evangeliu, mis on tõlgitud inglise keeles gospel ja eesti keeles evangeelium sageli. Aga kui sa näed üldse, kui see ütleb Jumala sõna või Issanda sõna või Kristuse sõna või
või Jumala sõna või evangeelium või armuõpetus või tõmbad kriipsu alla ja sa näed, see loob ühe väga selge pildi, mis on tähtis meile ja ka neile läbi sinu. Halleluuja. Apostlitegude 16. Salm 90 ja Paulus nägi öösel nägemuse, Makedoonia mees seisis ja Paulus teda ning ütles, tule alla Makedooniasse ja aita meid. Kui ta seda nägemust oli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna. Ta oli koos Siilasega ja Siilas ei vajanud näha oma ette visioon, et kinnitada, et mis Paulus nägi oli õige. Paulus oli see juht ja Jumal andis temale selle mandaadi ja kõik voolasid koos nagu üks inimene siin. Ja see ütles niiviisi, ja me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me oleme julged selles, et Issand on meid kutsunud. Issand on, kes kutsunud? Meid. Kes nägi visiooni? Paulus. Kes oli veendunud, et see oli nende visioon? Kõik. Aga mida nad läksid tegema? Et Issand meid olid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Aga mida nad nägid? Kas visioonis keegi ütles, et tule kuuluta meile evangeeliumit? Mis nad nägid? Mees hüüdis appi. See oli Makedoonia mees, kes hüüdis appi. Ja kui keegi hüüab sinu poole appi, sinu järeldus peaks olema nagu Pauluse järeldus, evangeelium. Amen. Sest et sa võid pahtada üle või värvida roostetava aeda ja rooste tuleb läbi, inimeste leiutised võivad olla igasugused. Inimene, kellel on võib-olla haigused perekonnas, sa võid võtta tablette niiviisi, et sul on nagu üks selline kalamehe kastid täis tablette, mis iga päev tuleb järjekorras võtta niiviisi. Ja inimene, ta vajab lahti saada niiviisi, et Jumal on ta terveks teinud. Ja et see toimuks, meil on vaja taodelda seda, meil on vaja pürgida sinna poole, meil on vaja taodelda vaimuande, meil on vaja näha, mis see evangeelium sisaldab. Lähme nüüd Markuse evangeeliumi. Ja see tasakaal on väga raskest, väga palju selle peal, et näha esmalt, kui oluline ja kui kaalukas see evangeelium on. Ta ei ole lihtsalt üks selline tahk, mis me võime ka mitte jagada. See ongi Jeesuse sõnum Uue Testamendi kogudusele ja Uue Testamendi koguduse läbi. Kui me räägime evangeeliumist, ära lase see kuidagi koperdama sind panna. Kui see räägib evangeeliumist ja Jumala riigi evangeeliumist ja Jumala riigist on kõik üks, see evangeelium tähendab hea uudis. Aga see hea uudis ongi Jumala riigist. Et eraldada need on mõttetud sellepärast, et see hea uudis ongi Jumala riigist. Amen. Ja me näeme koheselt seda. Vaatame isegi, hoiame koht siin korraks ja vaatame isegi Mattiuse evangeeliumis. Lähme korraks sinna ennem ja me läbime mõned kirjakohad hästi ruttu siin praegu. Me oleme inspireerimise kaudu rääkinud hästi palju ja ei ole võib-olla läbinud väga palju kirjakohta siiamaani. Olgugi tegelikult oleme võib-olla tsiteerides neid. Mattius 4:23 ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi. Ütleme kõik koos kuningriigi evangeeliumi. Kelle evangeelium? Ja hiljem me saame aru, et see oli Jeesuse evangeelium. Ja me loeme ka, et see on taeva isa evangeelium. Ja Paulus isegi ütles, see on minu evangeelium. Aga see räägib sellest samast kuningriigi evangeeliumist. Ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. 9. peatükk. Lähme korraks sinna. Salm 35 ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandades kõike tõbe ja kõike viga. Kes teab, et Jeesus on meie eeskuju? Halleluuja. Nüüd, Markuse evangeelium 1. peatükk. 1. salm. Jeesuse Kristuse, Jumala poja, evangeeliumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohveti Jeesaja raamatus, vaata, ma läkitan su palge eel oma ingli, kes valmistab su teed.
hüüdja hääl on kõrves, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad. Ja siis räägib risti Johannesest, kes oli kuulutamas meeleparandust ja see kirjakoht läheb edasi, aga jõuame siia salm 14. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Ütleme kõik koos Jumala evangeeliumi. Ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. So jälle me näeme see seoses Jumala evangeelium ja tema riik. Sest et tegelikult, kui me räägime üldse midagi Jumalast, see on kõik tema riigist. See on kõik osa tema riigist. Kui sa said päästetud, sa tulid Jumala riiki, on ju? Jumala riik ei ole kuskil seal kaugel, see on teie sees, nagu ütleb Luuka evangeelium, on ju? So see on tähtis, et me saame sellest asjast aru. Ja see on tähtis muide ka selleks, et mõista meie autoriteeti, et tegeleda olukordadega. See on väga tähtis, et mõista, et need asjad on tegelikult, see on nagu ikkagi sama asi. Üks on nagu omadussõna teisele, aga see on sama asi. Ja see ütleb niiviisi, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Halleluuja. Ütleme kõik koos, uskuge evangeeliumisse. Ei ole lihtsalt üks selline kananahk, kas see on või kas ei ole. Ja uskmatus on üks otsus. Ta ei ole lihtsalt, et kuidagi viisi, sul on raske uskuda. See on väga tähtis. Kahtlus on üks asi, aga uskmatus on üks otsus. Ja sellepärast, aga me ei jää sinna praegu. Lähme Markuse 8. peatüki. Lihtsalt läbime mõned kirjakohad ja räägime natukene sellest, mis me loeme. Markus 8 ja salm 35. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes iganes oma hinge kaotab minu ja armu õpetuse pärast, see päästab selle. See sõna siin armuõpetus jälle evangeelium, see on seesama kreeka keeles, see sõna evangeelium jälle. Kes tahab oma hinge päästa, see kaotab selle ja kes iganes oma hinge kaotab minu ja armuõpetuse pärast, see päästab sellele. Ühe sõnaga, sul ei ole targemat asja teha, kui lihtsalt lasega käia Jumala heaks. Päriselt. Aega on ainult nii palju ja kui sa oled juba siin, siis teeme midagi kasulikult kõik koos ja paneme i-täppi. Absoluutselt teeme kõik Jumalale. Amen. So me ei hoia midagi tagasi. Jumal ei ole andnud meile täpselt üks ja sama kutse. Üks töötab siin, teine töötab seal, kolmas õpib kolmandas kohas. See on erinevad kohad, kus Jumal on pannud meid. Ja samas seal on mõned, kes töötavad ühel alal praegu, aga hiljem Jumal paneb nad mujale. Seal on mõned, kes lähevadki välja kui missionärid. Mõned lähevad, isegi selles paigas on need, kes lähevad Eestist välja ja tagasi evangeeliumiga. See on normaalne teil. Seal on mõned. Ja kui see hirmutab sind see mõte, siis ilmselt see ei ole sina. Või kui see aeg jõuab ligidale, siis äkki sul on kuidagi imelik ja kuidagi magus tung, et seda teha. See on nagu see inimene, kes vihkab oliivi, aga äkki ta himustab oliivi, ta ei saa isegi magama minna enne, kui ta sööb kausitäis oliivi ära. Ta ei saa ära, ta on rase selle pärast. Jumala kutse suhtes, sa oled rase ka ühe asjaga, mis käärib su sees mõnusalt, mis käärib, see on halb mõte, see kasvab ja mina ei oma eesti keel. Aga igatahes, midagi head toimuvad su sees. Midagi head toimub su sees, kiitus issandale. Okei, lähme edasi, enne kui ma põhjustan rohkem probleeme siin. Markus 10 ja salm 29. Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja armu õpetuse pärast. Ja mingi joodik pööses ütleb, kuule, ma jätsin oma naise maha ka, ma olen päris püha. Ei, see ütles armu õpetuse pärast, mitte pudeli pärast. Oled sa siin? Seal ei ole iga kehtiv mõte, see on mõni väga ekstreemne olukord, kus selline asi üldse leiab aset, saad aru. See on väga tähtis aru saada, et inimesed kasutavad seda väga kuidagi lahakalt. Aga saaks 100-kordselt sel sinasel ajal maju ja vendi ja õdesi ja emasid ja lapsi ja põlde keset taga kiusamisi. Ja tulevases maailma ajastus igavest elu. Me kogeme seda ka evangeeliumiga väga sageli. Me tunneme, meil on hästi palju nagu õdesi ja vendi. Mõned, kes on koguduses, on nagu emad meile. Saad aru, Paulus ise ütles, et tervita teda, ta on nagu ema olnud mul. Amen.
Sest et mõned, kes on siin saalis, te olete nii head emad. Kuidagi viisi te olete just kosutavate sõnadega või üks kotitäis kartulitega või mis tahes. Ja kuidagi viisi lihtsalt hoolivalt on kuidagi nagu lihtsalt head tegemas. Paulus rääkis ka mõnedest sedasi niiviisi ka. Ja ma ei taha lihtsalt nimesid nimetada siin praegu sellepärast, et aga samas need on meid väga palju kasutanud ajapikku. Aga märka siin, et koos või keset tagakiusamised tulevad. Ja kui sa saad 100-kordselt, sa ei saa 100-kordselt naisi. Oled sa siin? Me rääkisime sellest eile. See räägib, naised olid äkki sellest loetelust välja jäetud. Okei, lähme edasi. Rooma 1. Ja alates siis, salm 1, Paulus, Jeesuse Kristuse sulane. Nüüd, esmalt märka, et sulane on enne apostel. Iga Jumala inimene teeb ennast sulaseks. Saad aru, kui sa oled sulane või teenija, siis seal on kedagi, keda sa teenid, on ju? Ma ei saa ütelda, no ma olen sulane. Kelle sulane sa oled? Ma olen enda sulane. Oled sa siin? Inimene on kellegi sulane. Paulus ütles niiviisi, ma olen eelkõiges, ma olen Jeesuses sulane. Nüüd, sa mõtled, et kui ma tahan teha Jeesuse töid, kui ma tahan tervetada haigeid, kui ma tahan kõik sellist asju teha, kuidas see aitab mind? Kas sa lugesid see üks sõnum, kui see sõjapealik tuli Jeesuse juurde ja ütles niiviisi, et sul ei ole vaja isegi mu katuse alla tulla, sest minagi olen inimene meelevalla all ja ma ütlen ühele mine ja ta läheb ja teisele tule ja ta tuleb ja kolmandale tee seda ja ta teeb. Ja Jeesus mõtles, wow. Ta oli hämmikult, ta ütles, et sellist laadi usku ma ei ole näinud, ei, mitte Iisraelis. So see, et me mõistame, et kelle alluvuses me oleme, see on rõõmuallikas. Sellepärast see piimaõpetus meeleparandusest, see ütleb rõõmuajad, Apostlitegude 3, rõõmuajad issanda osaduses, aga kohe selles kontekstis ka sa näed, et meeleparandus on selle sissepääs. Kas te olete siin? Muide, teie selles listis või loetelus ma unustasin selle panemata, see on 64 korda, sa võid selle oma paberi peale panna, see oli meeleparandus on 64 korda vähemalt. Nii palju on vähemalt loetud välja, vähemalt nii palju, rohkem veel. Paulus Jeesus Kristuse sulane kutsutud apostleks välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mille Jumal on enne ootanud oma prohvetite kaudu pühades kirjades oma pojast. Halleluuja. So, Jumal on tootanud, Piibel ütleb isegi Uues Testamendis, et Jumal kuulutas evangeeliumit Abrahamile, kui ta ütles niiviisi, et ma olen teinud sind paljude rahvaste isaks. Sa mõtled, et Jumal kuulutas evangeeliumit Abrahamile? Loe Uut Testamenti. Kes teab, et see kirjakoht on seal? Kes ei tea, et see on seal? Kes ei tea, mida te teate? Kes ei taha tõsta oma käe? Jumala evangeeliumi, mille Jumal on enne tõotanud oma prohvetite kaudu pühades kirjades oma pojast. Ja siis ta räägib Jeesus Kristusest, oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taavete soost, kes pühaduse vaimu poolest on seatud surnuist üles tõusmise läbi Jumala pojaks väes Jeesusest Kristusest, meie issandast, kelle läbi me oleme saanud armu ja apostli ameti, et äratada usu sõna kuulelikkust. Sa näed selles loetelus, see sõna kuulelikkust pole seal ja ma meelega jätsin ta välja sellepärast, et tegelikult iga asi, mis sa näed selles kirjas, praktiliselt see hõlmab mingil viisil see sõna kuulelikkust niikuinii, so ma ei pannud ta isegi sisse. Tema nime heaks kõigi rahvaste seas, kellede seast ka teie olete Jeesuse Kristuse poolt kutsutud. Kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile kutsutud pühadele, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kõigepealt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi. Paulus isegi tänab oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi. Teie kõikide pärast, et teie usust kiitvalt kõneldakse kogu maailmas. Ma tahan, et meie usust kõneldakse kiitvalt kogu maailmas, siin Eestis. Kas keegi on ühel nõul minuga? Et inimesed räägivad, et vaat need usklikud, need Jumala sulased Eestis, wow. Amen.
Sest Jumal, keda ma oma vaimus teenin, tema poja evangeeliumi kuulutamiseks on mu tunnistaja, kuidas ma lakkamata pean teid meeles. Nüüd edasi. 16:25 Rooma kiri. Salm 25, ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi, nüüd Paulus kutsub selle tema evangeeliumiks, minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse jutluse järele selle saladuse ilmutust mööda. Kas sa tead, et see evangeelium on ikka saladus paljudele inimestele tänapäeval, isegi kogudustes sageli. Aga kas sa julgid kutsuda seda sinu evangeeliumiks? Halleluja! Sa tuled oma onu juurde ja ütles, et see on minu evangeelium. See on minu hea uudis. Kas sa oled seda omandanud sedasi? Oled sa siin? Paulus samastas ennast nii selle sõnumiga, et ta julges kutsuda. Tegelikult ta ütles seda samat asja teises peatükis, Salm 16. 2 korda Rooma kirjast ütles, et see on sedasi tema evangeelium. Halleluja. Nüüd, lähme siis edasi. Vaata Luka 4. Tegelikult enne kui me isegi loeme sealt, ma loen 2. Thessalonika 1:8. See ütleb, salm, see räägib siin niiviisi, salm 7, teile, keda vaevatakse, antaks hingamist ühes meiega, kui issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Ütleme kõik koos Kristuse evangeeliumile. See asi me näeme siin nendest kirjakohtadest, et see on üks ääretult tähtis asi. Jeesus ütles, et kes on jätnud oma elu minu ja minu evangeeliumi pärast. So see on väga-väga tähtis. Siis nüüd lähme siis ja vaatame Luka 4. Ja siin me näeme natukene üks selgem pilt, mis on tsiteeritud Jeesaja 61. peatükist. See on nagu keeruline natukene ühest küljest. Me võtame mõned otsad lahti. Me ei suuda läbi rääkida või lahti seletada igat asja. See oleks nagu 3-nädalane seminar ja me ikka ei pruugi olla nagu sinna, kus me hakkame rääkima tervenemisest sügavuti. So väga palju, mis me jagame siin praegu, see on selleks, et sa võid ise võtta selle ja ise hakata otsima Jumalat seoses seda, mis sa kuuled. Sest jälle, ma toonitan veel kord, keegi üks jutustaja ei suuda viia sind sinu küpsuseni. Enda süles ega tema riie nagu mantle palitu, nagu kuidagi nagu lohistades sind. See ei juhtu. Jeesus ei suutnud seda teha ka. On see siin? Ja sellepärast Johannes, ja kuidagi irooniliselt, see on Johannes 6:66, seal oli üks suur rahvamass, kes lõid lahku Jeesusest. Sellepärast see sõnum muutus nii karmiks. Nad ei jäänud sinna. Aga see, mis pärast, ja see geniaalsus, kui sa hakkad uurima ise Jumala sõna ja hakkad otsima Jumalat, kasutades tema enda sõna. Mitte lihtsalt su lemmikraamat, aga Jumala sõna ise, sest et see on otse tema suust tulnud. Ja kui sa otsid Jumalat koos Jumala sõnaga, tema hakkab ilmutama ennast sinule isiklikult ja mitte kellegi teise läbi. Ma ei taha, et sa tunneks Jumalat läbi minu. See oleks kohutav. Mina lähen ära ja teie maja vajub kokku. See on kohutav. So 1 tund pühapäeval ja 1 tund reede õhtu või kolmapäev või mis tahes, see ei too teid sinna, kus te peate minema. Andide komplekt ja see segu, mis Jumal on teie sisse pannud, see on fantastiline. See on hiigel, see on suur, see on fantastiline. Vaatamata, kas sa teed täisajalikult Jumala riigi töös. Vaata val, see on see Nikolaitide doktriin. Jeesus rääkis, et ma vihkan. Uuri ise. Ilmutusraamatus Jeesus Kristus ütleb, ma vihkan Nikolaitide doktriini. Keegi küsib, mis see asi on? Nikos tähendab üle ja laitide, see tuleb sellest baassõnast kreeka keeles, mis tähendab lihtliige. So see, ühesõnaga, see tekib üks selline kastsüsteem. A-klass, B-klass, jutlustajad teised, liidrid, juhid teised. Jeesus ütles, ära tee seda asja. Ära sea endale üks inimene, kes on nii paavst. Vaid te olete kõik vennad. Üks on teie isa.
Ja sellepärast, ükskõik kes sa oled sa juht või mitte juht, ära kunagi tunne ei üle ega all. See on nii tähtis. Ja 2 korda, väiksed lühiked lõigud, kus Jeesus rääkis 7 kogudusele ja 2 korda ta nimetab seda Nikolaitide ja ühele kogudusele, et teil on see ja see ja kõik on hea, aga mul on teie vastu. Ja teil on need, kes hoiavad. Ja nüüd, see on huvitav asi, sellepärast, et Jeesus, temal on üks kogudus, üks ihu. Amen. Mitte lõhestatud ihu, mitte 2 ihu, mitte 3 ihu. Sellepärast isegi, mis seoses see terve teema Iisrael. Me ei jõua sinna täna. Efeslaste 5, Efeslaste 3, see räägib, et see evangeelium ka räägib sellest, et me oleme ühte pandud. Kes on päästetud Iisraeli soost, kes on päästetud paganrahva hulgas, seal on 1 oliivipuu, mitte 3, mitte 2. 1 oliivipuu. Me oleme kõik ühte pandud, see vahesein lõhutud. Nii, et kes tuleb paganrahva taustast, ta ei ole kuidagi B-kodanik. Kas sa mõistad? Sest nagu Galatia kiri ütleb ka, et Kristuses ei ole juut ega kreeklast. Mõned kasutavad seda kuidagi, et vähendada nende vastutus seoses Iisraeli juudid. Ja nendel inimestel ma ütlen, et loe Rooma 11 ja las su nägu minna kahvatuks natukene. Sellepärast, et see vastutus on ikkagi väga suur ja ta on päris olemas. Ja samas, Kristuses ei ole kas-süsteemi. Me oleme üks ihu temas. Halleluuja. Luka 4 ja salm 18 ütleb, issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Nüüd, väga huvitav, üks koht ütleb vaestele, Jeesaja 61 ütleb alandlikele. Ja tegelikult see sõna vaestele Piiblis tähendab seda, et see, kellel on mahti, et võtta vastu rohkem. See ei tähenda, sest et Jeesus, mäletate, ütles niiviisi, kus ta alustas oma õpetuse, see on ka osa evangeeliumist. Ta ütleb, õndsad on vaesed. Esimene asi, mis ta ütles. Õndsad on vaesed, sest nende päralt on Jumala riik. Well, kas me viskame rahakoti tuulde? Viskame selle jõkke? Mäletab üks lugu, üks teine pastor siin Eestis, kes ei ole siin, aga ta oli oma pojaga lutsu nagu viskamas kividega niiviisi ja poeg leidis väga omapärane nagu kivi, mille visata jõkke. Ja ta viskas ja isa vaatas, tema mobiil lendas niiviisi. Päriselt ka niiviisi ja kuidagi see oli sellel ajal, kui mobiilid maksid palju rohkem raha ka, see oli 90-des. Igatahes üks hea mees selles riigis, kiitus issandale, aga mobiil enam ei ole hea. Kuidas ma sattusin selle peale? Nüüd, vaene ei tähenda, et sul pole midagi anda. Saad aru, Jeesus ei olnud vaene selle koha pealt, tal oli kassapidaja. Sul ei ole kassapidaja, kui sa oled sellises olukorras, et sa pead laenama kõik, mis sa kasutad, tarbida on ju. Vaata siin. So, ütleme nagu, igatahes Jeesus, tal oli raha. Sellepärast jüngrid, kui oli 5000 söötmine, jüngrid küsisid, et kuule, kas me peaksime välja minema ja toitu ostma kõigile nende inimestele? Kui nad oleksid nii vaesed, siis nad oleks tulnud Jeesuse juurde, et kuule, Jeesus, sa ju tead, et me oleme puruvaesed. See rahvamass, me ei suuda isegi pool neist ära nagu... Kes saad aru, kui sul on nagu naised, lapsed ja 5000 meest, sul on arvatud kuskil 12 kuni 18 000 inimest. See on terve Haapsalu linn. Kes saab aru, et see võtab natukene raha toita Haapsalu linna? Isegi kui see on üks ainus söögiaeg. On ju? So, ta ei olnud vaene, aga vaimust vaene tähendab, et vaimust vajaka. Et seal on rohkem, ma ei ole rahul, ma tahan rohkem, ma vajan rohkem. Ja selle vastupidiselt on 3. peatükk ilmutuse raamatus, kui see räägib sellest Laodikia kogudusest, kes Piibel ütleb niiviisi, või Jeesus ütles niiviisi, et mul on su vastu. Te ütlete enesed olevat rikkad, aga tegelikult siis ta väljendab selle nagu maises mõttes niiviisi, aga te olete vaesed. Te ei saa aru, teil on vaja salvi silmade peale, teil on vaja nägemises, te olete alasti, te olete. Ja, mitte aga
ta ütles erinevaid asju, vabandust, mulle meeldi kunagi nalja heita Jumala sõna üle. Isegi kuidagi lohakalt midagi lõpetada niiviisi, aga te võite ise lugeda see osa seal. Ma ei mõelnud niiviisi lõpetada, see ei ole osa. Aga ta ütles, et te olete pimedad, te olete alasti, te olete vaesed. Nüüd, sellele kogudusele ta ütles niiviisi. Aga ometigi nad ütlesid ennast, endad rikkad olevad. See oli nagu vastupidine pilt. Aga igatahes, lähme tagasi siia. See evangeelium vaestele. Aga miks vaestele? Miks alandlikele? Sellepärast, et inimene, see, kellele ta on määratud olema, see, kes tegelikult saab kasu see inimene, kes saab muudetud sellest, on üks inimene, kes tegelikult ta näeb piisavalt vajaka endal, ta on piisavalt alandlik, et ta võtab vastu. Sellepärast Jeesus ütles niiviisi ka, et see inimene, kes ei alanda ennast nagu üks väike laps, ei pääsegi Jumala riiki. Seal peab olema üks teatud alandus. Inimene peab alandama ennast. Mõni inimene, kellele sa kuulutad Jumala sõna, ta ei ole veel sellises kohas. Aga see sõnum tuleb ikka ja saab külvatud nende südamesse, isegi kui nad ei võta vastu. Enamus inimesed, nad ei võta vastu esimene kord, kui nad kuulavad. Aga keegi peab olema see esimene. Kui igaüks tahab külvata, kus keegi pole isegi nagu kus igaüks tahab lõigata, kus see seeme pole isegi külvatud olnud ega kastetud ennem, siis on probleem. Siis on hästi palju traktaate lihtsalt vedelemas tänavatel, sellepärast, et inimene, ta on ikka selles seisundis, kus ta esmakordselt kuulab ja võib-olla Jumal ei ole jõudnud seda sõna kasutada, et veel tungida tema südames nagu sisse sellega veel. Kui sa palud selle inimese eest, Jumal kastab vett, jälle, palve ise eneses ei tee selle ärkamise töö ära. Me oleme sageli mõelnud, miks pärast ärkamine pole, me oleme palunud. Üks põhjus, miks pärast, mul on üks suur visioon, et koguda ja teha sellised suure palve kokku saamise, nagu vanasti oli seal Tartus, kui pastor Albert oli veel siin. Ma usun, et see aeg on veel tulemas, et me teeme sellised asju taas. Ma tahaks juba see aasta. Aga palve ei ole aseasi külvamisele. Sest palve on nagu kündmine. See valmistab pinda. Aga sa võid künda seda põldu nii, et see ilus eestimaine must muld on lihtsalt, ta on valmis ja ütleb, et anna mulle seemet, eks ole. Ta on valmis. Aga kui seeme ei tule, midagi ei kasva. Ja kui seeme on külvatud, aga vett ei tule, siis midagi ka ei tärka, võib-olla mõni üksik. Kuidagi. Mulla enese niiskusest või mis tahes, aga saad aru, et seal on 3 asja. Ja sellepärast ma tahan meelestada või häälestada meid sedasi, et me saame aru, et isegi see protsess, see külvamise protsess, see ei sega meid. See ei aja meid kuidagi liimist lahti, kui inimene ei võta kohe vastu seda, mis me pakume neile. Sest et meiegi, nii paljud, ei võtnud vastu esimene korra. Need, kes võtsid vastu, sa olid üks nendest, kes olid võib-olla nagu nii kuidagi nagu just valmis ja küps sellisel viisil. Samas me ei saa ütelda, et niiviisi põllud ei ole küps ja valmis. Jeesus ütles, et nad on valmis lõikuseks. See tähendab, et me peame midagi ette võtma, aga mõni asi ootab lihtsalt õiget inimest, kes läheks ja teeks. See ta ütles siin. Võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamisseotuile, nägemispimedaile, laskma rõhutuid vabadusse. Kuulutama issanda meelepärast aastat. Te olete siin. Lähme nüüd edasi. Vaatame esimene Korintuse kiri. Me ei jõua iga asi siin käsitleda lihtsalt vaevalt isegi 3 tundi siin, nagu pole isegi päris täis tund, aga me teeme vähemalt nii palju, et me astume sinna poole, kuhu me peame minema ja tuleb järgmine seminar ja me lihtsalt jätkame. Sest see seminar ei ole ühekordne. Halleluuja. Salm 16, peatükk 9, 1. Korintuste 9:16. Sest kui ma armuõpetust kuulutan, jälle see sõna evangeelium, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mul kohus on seda teha. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta, sest kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga, aga kui sunniviisil, siis on ometi amet usaldatud minu kätte.
tõlge väljendab niiviisi, siis ma olen ometigi lihtsalt viinud läbi oma kohustuse. Mis see tähendab? See tähendab seda, nüüd eriti kui sa oled jutlustaja ja see on üks asi, mis on su osa sinu kutsest on, et olla jutlustaja. Igaüks see ei ole peamine asi, kuigi igaüks meist me peame jagama ja tunnistama ja edastama Jumala tõde. Amen. Julgustama, õpetama, kuulutama evangeeliumit. Mis see tähendab siin? Paulus ütles, häda mulle, kui ma seda ei tee. Kui sa pead seda tegema, saad aru, kui see on su peal, sa pead seda tegema, sa ei saa loobuda sellest. Paulus ütles siin niiviisi, kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga. Okei, vabast tahtest hea. Kas sa saad aru, et igaüks ei ole sõnakuulelik vabast tahtest? Ühesõnaga, mis ta ütleb siin niiviisi, kui vabast tahtest ma teen seda, siis ma saan palga. Aga kui sunniviisil, mõni inimene ei ole sõnakuulelik Jumalale enne, kui ta on täitsa surutud nurka. Ja isegi siis tal on valikud. Mõni lihtsalt valib hävingu niikuinii, aga teine siis lõpuks ütleb, okei, ma teen. Ühesõnaga, mis ta ütleb siin niiviisi, kui ma isegi teen selle sunniviisil, ma olen vähemalt viinud läbi oma kohustuse, mis on iseeneses ikkagi hea, aga parem veel, kui sa teed seda vabatahtlikult. Kas te olete siin? Sa mõtled, aga ma ei kuuluta jutlustajatele. Vaatame naabri poole, ütles, et me oleme kõik jutlustajad. Igaüks ei ole täis ajaga selles ametis, igaüks ei ole, nagu me nimetame, 5-kordses teenistuses, kes on apostel, prohvet, evangelist, pastor, õpetaja. Aga vaatame nüüd 2. Korintlaste kiri 5. peatükk. Ja see ütleb siin, Salm 17, nüüd, see räägib meist kõigist. Kes on päästetud siin täna? Kas Jeesus on su issand? Siis see räägib teile, see räägib jutlustajatele siin, see räägib igale ühele, kes me oleme kõik jutlustajad. Kuidas sul meeldib see väljend? 17, niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on ise enesega lepitanud Kristuse läbi ja meile andnud lepitusameti. Ütleme kõik koos, meile andnud. Vaatame naabri poole, ütles, et sulle andnud. Vaata jälle ütles, et tegelikult meile andnud. Amen. Sageli me mõtleme niiviisi, et tema teeb, tema julgustab, ta oli ka koosolekul, las ta julgustab, et ma vähemalt ilmusin ja ma vaikselt palusin. Sageli, tead, kui sa märkad midagi, see võib olla sina, kes peab midagi just tegema. Kindlasti paluma, aga kui sul on võimalus ka julgustada inimest. Hebra kirikus räägib niiviisi, et mitte jätama koguduse koos käima, see on selles kontekstis, et me julgustaksime ennast üksteist ja enam ja rohkem, kui see päev on lähenemas. Mis päev? Kristuse Jeesuse päev. See päev, kus kõik lõpeb. See aeg, see armuaeg, kui see lõpeb. See on liiga hilja. See ütleb siis niiviisi, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalas, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja meile andnud lepitusameti. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üle astumises süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Vaatas naabri poole, ütle jälle sisse, et tegelikult meie sisse. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel andke endid lepitada Jumalaga. Halleluuja. Nüüd lähme veel edasi. Vaatame Markus 16. Salm 15. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumit kõigile loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja. Räägivad uusi keeli. Võtavad üles madusi ja kui nad surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks.
Luuka 4, kus me lugesime, me näeme, et see oli, mis Jeesus tegi. Me näeme seda terve Jeesuse teenistuse ajal, et need asjad olid osa sellest. Keegi mõtleb niiviisi, et mis see madused ja surmajooke, mis see tähendab? See tähendab, et kui üks rästik hammustab sind, sa ei pea surema. Paulus raputas selle eluka lõkke, seal oli üks lõkke tuli. Ta viis hästi palju selliseid nagu oksi ja asju, mis nagu, et põletada neid. Ja kui ta viskas kuumus teisele rästiku välja, sellepärast isegi see on nagu see võrdpilt ka, vaataval üks selline tulikuum olukord, vaataval põhjustab, et vaenlane, kui ta jamab kellegi inimese ihus või elus, vaataval see tuleb esile ja see on näha. Igatahes see rästik tuli välja ja hammustas Paulust, 28 peatükk, Apostlite raamat. Aga ta raputas selle elukat tulle. Ta ei läinud otsima mingit, et kuule, kas neil on üks arst või nõid siin saare peal või mis? Oled sa siin? Nüüd, samas, kui sa veel kõhkled ja sa ei ole nii kindel oma usus, mine haigla. Sa anti või selle nagu vastumürgi selle eest. Saad aru, ma ei räägi selle vastu, saad aru. Aga samas, seal on üks koht. See evangeelium ja see koht, mis Jumal on pannud, kus ta on pannud meid, need asjad peaksid olema normaalsed asjad. Seal on immuunsus asjade kohta. Mul ei ole kunagi olnud üks mürkmadu, aga mul oli, sa võib-olla naerad, mul oli üks mesilane. Ma olin plätudega seal tehika ääres. Ja see on esimene kord võib-olla 32 aasta vältel, see on vist esimene kord, kus midagi nõelas mind. Nagu peale, kui ma sain pääsetud. Aga igatahes, seal see toimus niiviisi, jäi plätu ja varba vahele niiviisi. Ütleme kõik koos ai. See on väga ebamugav ja ametega ma sain nõelatud ka. Ma sain, et wow, et see on päris jama. See on nagu tõsine valu oli niiviisi ja nagu see oli nagu päris ja nagu võib-olla mõni inimene, kellel on valu palju, ta harjub selle asja ära. Mina olen selline nagu kuidagi nagu pehmuke võib-olla natukene. Ma ei ole harjunud sukste asjadega niiviisi ja ma kõkitasin seal ja võtsin varbas kinni, mõtlesin, et issand, ma tean, et kui rästik hammustab või mingi mürkmadu hammustab, et seal on immuunsus sellele. Ma tean, et see võib-olla ei täpselt üks ühele, see ei ole ei rästik ega naastik, aga ta on, mis ta on ja see on valus ja issand, ma lihtsalt võtan vastu see immuunsus sellele praegu, ma võtan vastu su tervenemine oma varvasse. Ja midagi seal, pool minutit kindlasti ma ei tundnud mitte midagi vahet, aga kuskil minut hiljem ei olnud ühtegi, iga valu oli absoluutselt ära läinud, niiviisi, et ma ei tundnud ühtegi, mitte isegi pisemat tunnet, nagu oleks midagi juhtunud. Ja see oli nagu kuskil, minut aega, ütleme niiviisi vähem. See on ennem toimunud niiviisi ka, Paulus viskas selle ja toimus niiviisi, et need nagu need ütlesid seal umkeelsed niiviisi, mul meeles, kuidas see tekst on niiviisi, et need vaatasid, et need jumalad nüüd surma, nagu mõistsid nagu Paulus surma niiviisi ja nad ootasid, kui ta kukuks pikali või et ta paistetuks hästi suureks ja siis sureks, sest et see on, mis liiki see rästik on seal. Aga kui midagi ei juhtunud, siis ta mõtles, et ta on Jumalast tulnud. Saad aru, Jumal kasutab mõni asi kui üks tunnustäht ja mõni asi lihtsalt sellepärast, et sa oled taeva kodanik. Sa mõtled, kas tõesti? Ja ei, seal on üks lugu niiviisi ka, kuidas mõned mürgitasid üks suur veekogus, niiviisi, nad olid missionäärid seal Mehhikos, üks suur veekogu, see nagu mõned lihtsalt kuritahtlik, loomulikult kuritahtlik, nad mürgitasid selle terve veekogus, nii et sa mõtlesid, et terve vangelistlik grupp lihtsalt ära tappa. Üks hakkas juba nagu kuidagi nagu tundis omas ja hakkas oksendama ja midagi nagu ja kui grupi juht sai aru, et siin on midagi mäda, ta võttis meelevald üle selle asja niiviisi ja nad palusid ja mitte midagi ei juhtunud ei sellele ega kellegi muule ka, kes olid juba joonud, sest et see nagu pool gruppi olid juba joonud sellest veest. Nüüd, kus ütleb siin niiviisi, kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale panevad käed ja need saavad terveks. Halleluuja. Märka ka, et see esimene asi, mis on tunnustäht niiviisi, on minu nimel nad ajavad kurja vaime välja. Ja peangi küsima, kui ma lähen tervenemise krussaadidel tänapäeval ja kui ma lähen üldse koosolekutel tänapäeval, ma ütleks niiviisi, ja saad aru, mis ma näen siin, see on asi, mille poole meil on vaja pürgida ja ma ka pürgin sinna poole.
Aga ma pean küsima, et rännates 20 aastat igale poole, teistele koosolekutele näiteks, et see on üks asi, mis sa eriti ei näe. On see tänaval või on see mujal? Meil on mõni üksik situatsioon siin Eestis, kus me oleme tegelenud sellega ja näinud inimesed vabaks saanud. Ja no mitte nii üksik, aga nagu suhteliselt üksikud situatsioonid. Aga saad aru, see oli esimene asi selles nimestikus. Ja pole isegi 3:1, kui sa arvutad need kõik kokku seal evangeeliumites. Aga kui sa ei loe evangeeliumit, et avastada, mis Jumal on päriselt ütlemas, sa ei avasta seda. Enamus jutlustajad koguvad materjali lihtsalt oma järgmiseks jutluseks. See on, kus jutlustajad üldiselt on. Ma ei taha olla üks nendest ja ma usun, et iga jutlustaja taha olla ka, aga seal on omad surved ja parakult juhtub niiviisi väga sageli. Aga see asi, millest me räägime siin praegu, see peab jõudma meie südamesse, et me hakkame otsima Jumalat seoses, mis Jumal on öelnud. Et me võime olla see üleloomulik rahvas, kes Jumal on määranud, et me oleksime. Kas keegi saab aamen ütelda? Kiitus issandada. Me peame kuskil lõpetama, aga vaatame siis Posttegude 14 korraks. Sa mõtled, et kas see tõesti on evangeelium? Well, see on evangeelium ja mida rohkem sa loed, seda rohkem sa näed seda. Ja mäletage ka, et Mattius 28 Jeesus ütles, minge kõike maailma ja õpetage kõik rahvad pidama kõike, mida ma olen teid käskinud. Olete siin? Ma šokeerin teid natukene. Ja see on üks teine päeva teema. Aga see päev, seal on nii palju selliseid nagu mustadest allikatest mõjusid vaimusfääris tänapäeval. Et sa ei pea minema mingi aborigeenide juurde, et leida tõsised sidumised. Sellepärast, et kus iganes pornograafia liigub, kus iganes narkootikum liigub ja sellised asjad, seal on tõsised demonlikud sidumised. Osad isegi, kes on saanud päästetud ja nad vaevlevad sellepärast, et see vaim üritab tagasi tulla ja jamada selle inimese, ütleme nagu tema perspektiivist, selle kojaga, kus ta elas. Olete siin? Hoiame koos siin korraks, just me lõpetame siin Posttegude 14. Aga Mattius 10, millest me räägime? Me räägime evangeelium, ma tõmban otsad kokku siin, ma arvan, et mul läheb võib-olla 4 minutit siin veel. Ma saan asjad siis joonde. Salm 1, peatükk 10, salm 1. Ja ta kutsus oma 12 jüngrit enese juuri ja andis meile meelevalla rõvedate vaimude üle neid välja ajada. Märkad, see on number 1 siin. Ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. Salm 7. Ja minnes kuulutage ning ütelge, taevariik on lähedal. Tehke haiged terveks, äratage surnud üles, puhastage, pidale tõbiseid, ajage välja kurja vaime, muidu te olete saanud, muidu andke. Nüüd, see on üks selline, kattuv selline käsk ja sa ei saa kõik teha ühe korraga ja see on nii nagu juhus on. Ja situatsioon on. Luuka 9, ma lihtsalt loen, kui sa oled kiire, sa jõuad sinna. Ja kui sa otsid Luuka 9, ma loen siis Markus 6 ja salm 7. Ja ta kutsus need 12 enese juurde ja hakkas neid läkitama 2 kaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle. Kas te olete siin? Halleluja. Ma loen veel korraks, just enne kui sul on vist aeglane otsida, sa ei ole veel leidnud Luuka 9, eks on ju. Markus ja siis 3. peatükk. Ja ta seal 14 määras 12, et nad oleksid tema juures ja võiks need läkitada kuulutama, et neil oleks meelevald välja ajada kurja vaime. 9.1 Luuka evangeelium, ta kutsus kokku 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõige kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada. Ja läkides nad välja kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. Salm 6 ja nad läksid teele ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeelium ja tehes haigeid terveks igal pool. See kirjakoht läheb millalgi täide sellisel viisil. Siin. Kui see võtab aega, et me saame kõik asjad nagu ritta, mis tahes, aga see on, mis Jeesus käskis ja see on, mis nende kogemus oli. Hoiame koht Luuka 10 ja see on see absoluutselt viimane kirjakoht, aga vaatame siis Posttegude 14. Ja. 14.7. Okei,
Nad läksid siis Lykoonia linnadesse, Lystrasse ja Derbesse ja nende ümbrustesse ja kuulutasid seal evangeeliumi. Ja Lystras istus mees võimetu seisma oma ema ihus jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada. Kust ta sai selle usu? Kuuldes mida? Siis see evangeelium toitis seda usku, et ta võiks terveks saada. See on tähtis. Aga see, et see sinnamaani jõudis, ei tähendanud veel, et see mees oli veel oma jalgadel. Paulus, kui ta nägi seda, ütles suure häälega, tõuse püsti! Võib-olla mitte nii suure häälega. Ma äratasin teid üles natukene siin. Kui see oli suur krussaad, võib-olla see oli veel palju. Ütles ta suure häälega, et tõuse püsti oma jalgadele ja ta kargas üles ja kõndis. Ja me tegeleme selle tehnikaga ühel teisel ajal. Aga praegu ma tahan lihtsalt, et te näete, mõnes mõttes ülevaatuslik, selline või ülevaatlik, thanks. See on mõnes mõttes ülevaatlik, et näidata natukene üks panoraama, et mis on olemas ja samas see sihteesmärk, see nädalavahetus on näha, et see evangeelium on tähtis, et see maksab midagi, meil on vaja oma elu anda sellele ja Jumal on see, kes hakkab meid tegema, aga meil on vaja siis otsida Jumalat, näha, mis tema tahe on ja usk tuleb kuuldust. Mitte inimeste kuuldust, mitte su naabri kuuldust, mitte su ämma kuuldust, vaid Jumala sõna kuuldust. Kas keegi saab aamen ütelda? Kui sul on hea ämm ja ta on täis Jumala sõna, siis võib sealt isegi tulla usku. Halleluuja. Kui Jumal on õnnistanud sind. Ma ei tahaks abielluda kellegiga, kus selle tõttu, ütleme niiviisi, ma ise abiellun kellegi, kes on nagu kurates seotud. Aga ma ei taha just, et mu äiapapa oleks kurat ka. Saad aru? Okei, see on natukene toitu mõtlemiseks siin. Viimane kirjakoht. Ja nagu iga missionär, nagu iga kuulutada ei oska lõpetada just nagu kuidagi. Okei, viimane kirjakoht. Salm 17, peatükk 10. Luuka evangeelium. Ükskõik, lihtsalt vali. Okei, Luuka evangeelium. Salm 17. Siis need 70 tulid tagasi. Nüüd, ennem oli 12, nüüd on 70. Jälle need, kes olid tema konverentsil või mis tahes, nii-öelda, nagu need ei olnud konverentsis, ta õpetas neid. Siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistavad meile sinu nime tõttu. Aga ta ütles neile, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionude peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahjut. Halleluuja, vaata ma naabri poole ja ütleb, miski ei tee teile kahjut. Ja siis ta toob jälle üks selline võrdlus, ta ütles, ometagi ära rõõmustage, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage palju enam. Mitte sa üldse ei ole hea meel selle eest, aga palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Tõuseme kõik püsti, halleluuja. Kiitus issandale. Halleluuja. Eesmärk on väga lihtsalt, et anda nagu toitu mõtlemiseks ja suunata, sest et jälle, veel kord ma toonitan, üks seminar ei tee sinust tehtud mehe või naise. Ükskõik kelle seminar see on, ei ole mis üksikud jutlused või mis seminar või isegi kui sa lähed piiblikooli ja nii edasi. Mis teeb sinust, Jumala tahe on, et sa hoiad Jumalast kinni ja sa kasvad temas ja hoiad temas kinni ja kasvad ja toidad ennast ja otsid Jumalat. Sest Piibel ütleb, et see, kes otsib mind, leiab mind. Halleluuja, kiitus issand. Tõstame oma käed. Me täname sind, issand, selle eest. Halleluuja, me täname sind, issand. Halleluuja, me täname sind, issand. Et sina oled see, kes ilmutad oma headust meile, ilmutad oma tahe meile suuremal määral kui kunagi ennem. Me täname sind selle eest. Halleluuja. Prestosia. Tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. Kashamanevia sando. Kashanevia sando. Rekalanda vesebri. Halleluuja. Ütleme kõik koos, issand, tee siis minust inimeste püüdja. Ma suudan kõik läbi sinu,
kes teeb mind vägevaks. Sa oled mu isa ja sina tegutsed minus ja sinu sõna tegutseb minus, sest et ma usun ja ma tänan sind selle eest. Suurem oled see. Suurem oled sina minu sees kui see, kes on maailmas. Ja ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind evangeeliumi tõe eest. Ja nagu Paulus ma võitlen selles, et kaitsta evangeeliumit, et edastada evangeeliumit. Ja ma võtan selle endale. See on ka minu hea uudis. Ja ma tänan sind selle eest. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos issandale. Halleluuja. Oh, halleluuja.